me juba räägime juttu, ma ei tea, head kuulajad, kui rahulikuks, stressivabaks ja loogiliselt ja paremini mõtlevamaks te muutusite nüüd Black Sabbathit kuuldes, aga tõepoolest selline värske uuring on igal juhul Ameerikast meieni jõudnud, et vot metalmuusika on see, mis meid nüüd selles keerulises olukorras kõige paremini aitab. Tere hommikust, Tili Kukumägi! Tere! Kas sa muutusid rahulikuks ja rõõmsaks? Ma ei ole nagu sellest metallist kunagi väga nagu aru saanud või fännanud. Mina olen pigem selline klassika ja isegi mitte ainult klassika, vaid just chill out ambient võib-olla. Aga ma küll selle sinu küsimuse peale, kui sa ütlesid, et kas siis tõesti on nii, süvenesin teadusuuringutesse, sest et vaata, matemaatika ikkagi ju näitab meile vähemalt mingisugust keskmist. Ja see väide päris õige nüüd ei ole. Lihtsalt küsimus on ka selles, et vaata missugust tüüpid, kui sa nüüd oled niisugune oma olemuselt inimene, kellel on näiteks südamerütm madalam, ka selliseid on muuses olemas. Tavaliselt nad toovad meile igasugu jamasid, ma ei taha praegu öelda, et kõik heavy metalli mehed on mingid jamasid korraldavad, aga siis sul on vaja nagu sükest nagu tugevamat excitementi, ehk siis nende puhul see võib olla. Lisaks vaata, mis see uuring küll näitas, oli see, et nad mõtlevad siis ratsionaalsemalt, loogilisemalt ja nii edasi. Kuigi, ütleme nii, et inimese aju tavaliselt funktsioneerib nagu laiemalt ja näeb laiemat pilti, kui ta on rahulik. Sest et nii kui see ärevus tõuseb, nii see ärevus koheselt laseb meil võtta fookuse, võitle põgene või siis halvimal juhul tardud sellel hetkel, kuigi lõpus saad nagu nii hakkad võitlema, kui sa enam joosta ka ei jõua. Nagu see on selline põhiprintsiip. Aga selleks, et vaata saada nagu, kui sul on, seal on teatud isikususe omadused, asjad, mis sellest taga kõik on, et see on nagu nii pikk teema, seda ma ka on õpetanud aastaid. Et siis on jah see, et see võib aidata sul paremini kontsentreeruda. Küll aga igasugune muusik vastavalt sellele, mis sulle nüüd siis meeldib, ehk siis kui sulle meeldib klassika, siis sa tunned ennast hästi klassikas. Kui sina oled siis, ja kusjuures seal on ka vaata harjumuslik pool, sest et näiteks kunagi, kui ma ise ka käisin koolis veel nii-öeldes, see polegi teed väga ammu, aga siiski, siis see klassikaline muusika on ka see, et kui sa pole harjunud seda kuulama, siis see sul võtab aega. Ja eks see on täpselt samamoodi iga selle muusika juures. Küll aga on hästi palju uuritud seda, et mis mõju siis on. Näiteks see veekristallidele see muusikate mõju. Seal on terve plejaad igasuguseid muusikaid, mis siis tehti katseid, vaadati, eks ole, lasti veele muusikat, siis külmutati seda ära, vaadati, mis toimus kristalli tasandil. Eeldus oli siis nagu see, et kuna inimese keha on ka suurem osa vesi, lisaks molekulid ja nii edasi, et siis see mõjutab otseselt. Ja seal on küll see, et tõesti, et see hard rock, palun vabandust kõikide rocki sõprade käest, aga see võib tekitada potentsiaalselt vähki. Nii et olge ettevaatlikud küll, aga et samad Mozartid või need samad valsid, näiteks Strauss, millegipärast oli just Strauss 2, mitte Strauss 1, keda siis nagu, et vaata, see on ka ajaline kontekst, kus nad on tekkinud kõik need muusikad, eks ju, et miks üks komposiitor teeb siis nüüd sihukest muusikat või teistsugust muusikat, aga see mõjutab just nagu positiivselt, sest et põhimõte on selles, et kui meil on nagu 5 baasemotsiooni, siis rõõm on ju nendest 5 ainukene, kus inimene tunneb ennast hästi, ehk siis on relax keha, mis omakorda ju laseb bioloogiliselt lihtsalt sul funktsioneerida paremini ja ka siis parandab seda nii-öeldes, kuidas ma ütlen, haavade paranemist, eks ju, sest kui sa oled pinges, siis lihtsalt sul vereringe on juba hoopis teine kehas, ütleme nagu laias laastus. Ja mis nagu, ta just tõi välja, ütleme jah, Mozartid, Schubertid, Chopinid, kõik sellised asjad on, mis on, ehk siis nad on nagu, kõrgemas tonaalsuses, mitte siis need depressiivsemad. Et need jah mõjutavad positiivselt. Ja nagu Mozartki kunagi on ju öelnud, vähemalt väidetakse, et see oli tema, kes niimoodi ütles, et muusika ei peitu mitte nootides, vaid pausides nootide vahel. Seda võib sulle iga profimuusika öelda, et nii see on. Ja näiteks mul oma 3 lapselapsega ma olen ka
teinud katseid, sest noh, kui sul on kodus, eks ole, olemas kellega katseid teha aeg-ajalt, siis on ju huvitav seda katsetada. Aga näiteks, kui sa lased imikutele seda sama Mozartit või seda sama, ma ei tea, Schubertit või midagi niisugust, see on huvitav jälgida, kuidas nad seda kuulavad. Nad kuulavad nagu mingit lugu, nagu keegi räägiks neile lugu. Ja noh, vaata, siin on ka see sama loogika, et noh, kui me vaatame, kuidas näiteks emad või isad räägivad oma lastega, kellest nad hoolivad väikestega, siis on ka see noh, lullaby või kuidas seda nimetatakse, et noh, üks pehmel, sujuval, et sa ei lähe eks panema. Et noh, et see on ka vaata, mis nagu rahustab oma olemuselt, eks ju. Ehk siis noh, seal ma arvan, et seal ongi, et üks pool on see sama, mis on siis nüüd loomulik sulle ja teine on, mis on siis õpitud. Ja noh, kolmas on kindlasti noh, igasugune sotsiaalne mõju, eks, noh, kui sa siis satud sinna punkarite kampa, siis noh, ilmselgelt noh, sa pead ju seda fännama õppima, eks sa tahad või ei taha. Aga mis on näiteks selle muusika puhul huvitav, et ta mõjutab meeleolusid, seda ma väga huvitava uurimuse leidsin ja 92%, no 91,7 väitse, et iga kord muusika kuulamine mõjutab rohkem või vähem. Siis seda, et kui me võtame nüüd hard rocki või soft rocki, ma teadnud, et 2 varianti lausa olemas on, siis see soft rock tõesti mõjub rahustavamalt kindlasti kui see hard rock. Küll aga noh, näiteks kui oli nagu väide, et teistes uuringutes oli väide, et ütleme see hard rock võiks nüüd tekitada agressiivsust, siis seda on noh, kuskil 50, 52, 53%. Ehk siis noh, pooled leidsid, et muutusid agressiivsed. Täpselt sama efekt on, kui sa näiteks noh, oled kambas, kus on agressiivsed inimesed, siis tahes-tahtmata sa võtad üle. See on juba puht neuronid, mis meil selle töö ära teevad ja teiste meeleoluse kogu üle nagu korjavad. Et noh, valik on sinu, kui sul on vaja võitlusesse minna, siis eks ole, paned ühe loo peale, kui sul on vaja ruttu maha raunada, paned teise loo peale. Sest noh, eks ole, keegi ju hard rocki järgi veel meditatsiooni pole teinud, aga võib-olla et on. Kusjuures, mis oli huvitav näiteks, ma ei lase sul üldse küsida. See on väga huvitav, sa räägid. Nii, ülikukku me kuulame. Siis ma vaatasin seda just, et näiteks trennis, kui neil on muusika taga, siis see vastupidavus suureneb kuskil 2/3 ajast. Ehk siis ta on võimeline nagu rohkem tegema. Nii et see on niisugune huvitav. Siis olid näiteks 8-aastased, et kui nad siis nagu pool tundi nädalas, ainult pool tundi nädalas tegelevad muusikaga, siis nende verbaalsed oskused kasvavad. Siis on posttraumaatiliste stresside raviks isegi seda muusikat uuritud, et tõesti dementsus muuseas väheneb kodanikel kognitiivsed ja isegi noh, nagu vokaalsed võimed, kuigi nad on dementsed juba suurenevad nagu. Aga noh, ütleme, koorilaulu puhul näiteks on ju väga huvitav see, et vähemalt 1 kord nädalas või 2 korda nädalas, kui nad koorilaulus on, siis nad ju hingavad sügavalt sisse ja välja, kui nad laulavad, mis on ju väga hea, sest et hapnikuvarustus paraneb, et noh, lisaks noh, seesama, et sa kuulud gruppist, inimene on hästi sotsiaalne oled, et see, aga jah, see mõjutab. Siis oli uuring selle kohta näiteks, et kurb, noh, ütleme, kui sa kuuled kurba meloodiat, see võib sind muuta kurvemaks, nii et tasub mõelda, mida sa kuuled, eks ju. Aga noh, huvitav oli ka näiteks see, et ütleme, kui see oli üks inglaste uuring, kus nad võtsid 2211 muusikud siis, kes nimetasid ennast professionaalseks muusikust, siis nende endi seas oli siis nagu 3 korda rohkem depressiivsust. Ja harrastajate muusikate kohal on ka nagu rohkem nii-öelda seda kurbust, kui siis, kes on professionaalsed muusikud, nii et võtta, seal on ka erinev jälle. Aga see, mida ma su jutust üli Kukumägi nüüd aru saan, on ikkagi see, et sellist universaalselt rahustavat muusikat siis nagu ei ole, et kõik on ju valitud üle maailma siin, ma ei tea, kõige rahustavamad lood ja kõik sellised, mis on selline vulin ja tilin ja selline seal on, vaata, küsimus on selles, vaata, aju alati jääb taga, just eile me rääkisime just teises saates sellest, et noh, miks sa siis kuuled, noh, ka lugesin uuringut, et sõidad lennukis ja nüüd siis äkki kuuled mingit klassikalist muusikut, et siis noh, pole vaja mõtet, eks kohe mõelda, et sa nüüd oled ära pöörama hakanud, vaid lihtsalt aju üritab, kui sul tuleb ükskõik, mis sul helisid sisse, eks ju, ta ei saa täpselt, mis see on, siis ta üritab sealt leida seda tuttavlikkust. Küll aga on kindlalt see, et vaata, no näiteks, kui ma praegu võtan ja kukun siin hästi kiiresti rääkima, mis sa siis sellest asjast arvad, eks ole, see viib ju kohe sind ennast selle nii, noh, on ju. Või samas võtame rahulikult, no kus meil kiiret on, noh, ja kohe hakkad, eks ole, ka nihelema, eks ole, sest et noh, igal ööl on ikkagi oma kaasa sündinud sisemine rütm.
ja kui sa nüüd seda juba hakkad nagu muutma, siis sa nii või teisiti muudad neid. Aga no ütleme, kõrgemad niisugused kriiskavamad hääled, ehk siis me praegu ei räägi mitte siis niisugusest kõrgetest ilusatest helidest, vaid sellest nagu Margaret Thatcher rääkis ennast ümber õpetas, eks. Vaat seal on nagu just see, et mõjub meile oht, sest vaata, kui sa võtad mis iganes loomaliigi esindaja või näiteks samad imikud, eks, kui nad karjuvad, siis neil on antud ju tohutult kõva resonants sellele häälele, et nad ellu jääksid. Aga need niisugused nagu kõrgemad kriiskavamad toonid, need on alati nagu oht, ütleb meie kõrvadele. Tead, ma lugesin ühte väga huvitavat uuringut, kus räägiti eksperimendist, mida tehti Brüsseli metroojaamas, kus mängiti klassikalist muusikat, pandi selline heli üle metroojaama, nagu seal ikka mingid sellised on, ja seal vähenes kuritegevus. Jah, täitsa loogiline. Kuidas loogiline? Ei, see on täitsa loogiline, sest vaata, sõltub kaks, kui nad seal, ma ei tea, ütleme mingisugust depressiivset lugu, see on nagu teine lugu. Aga sest vaata, näiteks võtame selle chill out'i, eks ju. Et ma mäletan aastaid tagasi, kui ma autos kuulasin chill out'i ikka seda ambienti. Seda mängitakse nagu kohvikutes. Just, niisugusest smuuti värk, eks ju, lähed. Siis huvitav on see, et need sõidavad, eks ole, inimesed, kes kõnnivad mööda Tallinna tänavaid, nad ju ei kuule, mis sul seal raadios, sest mul ei ole aknaid lahti ega nagu maksimaalse peale pandud, nagu jäetise auto tuleks, eks. Ja nad kõnnivad, et selles rütmis või 2 korda kiiremini. Hästi huvitav. Nii et vaata, sest ega see, ma ei ole ise nagu, mul muusikas suhteliselt, mitte väga, ma ei ole seda solfetsiot kunagi õppinud, aga just hiljaaegu üks muusikaõpetaja selgitas matemaatiliselt, ma ei saanud küll väga pihta, aga ütleme nüüd, et tead, see on ju kõik ka matemaatiline valem on ka iga muusika, nii nagu kõik lõpuks taandub ikkagi nagu matemaatikale, ütleme niimoodi, jaotustele, rütmide, täpselt samamoodi helistikud, seal on lihtsalt nagu 2 valemit on ühel hetkel samas kohas. Et on, ma ei tea, mis kindlasti muusikutele see ütleb midagi, aga no võt, ja seal sellega nagu hakkabki see, et kui ma nüüd panen sulle rahustava, siis sa võtad automaatselt rahustava. Me kunagi neist tegime katset, et tegime nagu looduspilt, mitte pilte, vaid videosid, panime sinna taha siis kõik need hääled, mis ma siis nagu korjasin kokku erinevatest uuringutest ja tegime videod nendest ja lasime ühes koolis neid 6 aega niimoodi, et 3 korda nädalas vahetunnis, see oli 7-8 minuti klipp ja tead, piisab iseenesest juba 3 minutist, aga kui sa näed veel pilti ja kui see pilt on nüüd ka veel liigub nii-öelda see aeglasemalt, eks ju, ja sul on taga nüüd need loodushääled ja need kõladhääled, siis tead, see oli nagu see kooli üks, ta ei olnud küll juht, aga õppele juhataja tasemel ütles, et see oli nagu Kaspirovski taassünd. Ja saame nagu väga lihtsalt võtta maha seda stressitaset, sest vaata, milles on küsimus, et inimene, ta ei ole ju kasvanud üles kogu eluaja selles urbanistlikus keskkonnas. Ehk siis sul on aju programmeeritud juba ette tundma ennast rahulikumana teatud helide ja teatud värvide ja teatud struktuuride mustrite keskel. Ehk siis ütleme merekohin, puudesahin, vihmasabin, isegi kui tahate imikuid magama panna, võtke need leivakotid, krõbistage need see on ju nagu vihmasabin, vaata, mis on nagu sarnane ja see mõjub rahustavalt, nad jäävadki magama selle peale. Ja vaata, kui sa nüüd kõike seda kasutad nagu teadlikult, lisaks ajataju on ju väga siuke subjektiivne ja sa saad päris kiiresti, sa oled väga väsinud, pane silmad kinni, sest muusika loob ju kujutluspilte meile. Kui ta nüüd on su mingi lemmiklugu, siis on tal ühed kujutluspildid, kui ta on näiteks, ma ei tea, tantsisid seal Kuuvalge ööl kellegiga, tuli lugu, siis nii kui sa seda loo, seda kuuled, nii kohe on, kui oli mingi traagiline, ma ei tea, armastus, kõik vaatavad titaadikut, kohe, kõik ju samastuvad, see on ju, vaata, inimene samastub kogu aeg, siis läheb jälle asi käest ära, kui on õudusfilmid, siis me juba eeldame, et sul on teatud muusika, eks ole. Aga see on hämmastav, kui palju sa räägid, et muusika meid ikkagi nagu absoluutselt, kõik helid. Aga kas see tähendab ka seda, et kui ise siis inimene nagu pilli mängib, et siis ta nagu on, kuigi sa tõid siin näituse... see mõjutab väga nagu positiivselt, et see on väga hea. Nii et lapsed pilli mängima panna on ikkagi nagu väga suur pluss, ja raadiohääled muuseas alati on madalama tonaalsusega. Need mõjuvad rahustavamad, seepärast kodanikud kuulavadki raadio.
see kõlab nii toredasti, aga ma ei taha küll avada seda teemat, et ma tean, et muusika saab ka väga negatiivselt tegelikult ju mõjuda, eks ju? Jaa, absoluutselt, sest et seal, ma räägin, et nendel, kes siis olid nii-öelda lugesid ennast professionaalselt muusikusega, kui sa võtad nagu 3 korda suurem risk depressiivsusele kalduda. Aga eks see ju sõltub ka, missugust sa teed ja ka seda, ütleme, eeldatakse ju alati ka seda, et kunstiinimesed ongi nagu, kuidas ma ütlen, nagu nad tajuvad paremini. Ja eks see on, aga samas näiteks ütleme ka töökeskkonnas näiteks kasutada, et see ei ole üldse mitte paha, sest vaata, see sõltub lihtsalt, et missugune muusika sulle mõjub nii-öelda rahustavamalt, et sa saad nagu rahulikult siis töötada fokusseeritult, näiteks ennast ka välja lülitada, ütleme, kui sul on mingi avatud kontori, mis muuseas enam, seda on juba uuritud ammu, aga millega pärast endiselt mina arvasin, et muusika nagu segab, kui sa nagu mingit tööd pead tegema või süvenemist nõudvat asja. Vaata, siin on ka ilmselt, eks ole, et ütleme, kui sina nüüd selle heavy metalliga seal töötad, siis ilmselt sa väga pikalt ei tööta, mina ka ei tööta sellega pikalt, aga kui sa mõni näiteks kui sa rauda tahad, siis kindlasti see nagu ju mõjuks hästi, millega pärast vaata on ju, ajal on mingid seosed, eks ju, heavy metall, raud, seepärast, et see on metall juba, selge, tahavad rauda, nii. Ja ta on oma olemuselt ka siukene järsem. Aga lihtsalt, et vaata, mis kellegile nagu sobib paremini. Aga ta mõjutab hästi palju ja ta näiteks seal samas uuringus oli ka, et aju mõtleb võtta kujutluspiltides tavaliselt, eks ju, kui sa just ei juhtu Mozart või Beethoven olema, et sa kuuled, eks ole, käid ringi ja siis hakkad kuulma. Aga see muusika ju, ta tekitab alati mingeid seoseid, eks. Ja kui nüüd mul on niisugused helgemad, siis on suurem tõenäosus lihtsalt, et sul tekivad niisugused helgemad kujutlused. Ja sa oled järelikult ka su keha tunneb ennast ju pingevabamalt. Ülli Kukumägi, see on erakordselt põnev jutt, mida sa räägid ja kuidas moodi seda teemat avad. Mis sa arvad, kas me tänase intervjuu lõpetuseks ikka võiks ka midagi helget ja toredat kuulata, mis kuidagi häid selliseid võnkeid meile kõigile annaksid või läbi raadio kõikidele kuulajatele, kes see on minu välja mõeldud, ma näen seda Mozart, imikud ja kuulen, vaata, kui sa kuuled isegi need samad asjad, mis nende imikutel mis liiguvad tema voodikese kohal, siis mis muusika seal on, tasub endalegi peale panna. Nii et ühesõnaga Mozarti kuulame. Ja. Kuulame veidike 3 minuti ulatuses siis Mozarti väikest öömuusikat. Kuulake vaikust nootide vahel. Ülli Kukumägi, aitäh täna hommikuse kohtumise eest. Aitäh.